Jou, siin ma jälle olen ja nagu ma ükskord lubasin, siis ma loen teile natuke ette oma Aski küsimusi. Nagu te võib-olla olete märganud, siis ma ei lase kõiki küsimusi läbi ja põhjus on tegelikult üsna lihtne. Ma siis loen mõne ette. Natuke võtab aega, sellepärast et tegi scrollib nii. Tahtsin öelda, et su käsivarred on nii lodevad kleidipostituses. Aitäh! Need, kes ütlevad, et sa oled mingi ilusa näitleja moodi, appi, sa oled ju nii rõve, haha. Inimesed on ikka lühinägelikud. Jah, sest et kõikidel ei vea nii palju, et nad saaksid minna silmaopile. Nüüd ma kahetsen, et ma natuke jumekat siia ei pannud. Okei. Perse nagu oled sa. Kahju, et sa kriitikat ei kannata. Assface. Minu meelest nüüd tuleb üks parim inimene on nagu tõesti vaeva näinud. Ma tahaks sulle kõhule pasandada nii, et laseks otse nabaauku ja sealt hakkab ta ilusti igale poole mujale laiali jooksma, siis paneks laksu vastu kannikat, nii et kõht lainetaks, siis tekiks sellest pasast lainetus ja su kõhul oleks nagu tormine pasameri. Nagu loeks Hemingway'd, ei midagi muud. Nii, ma olen eluaeg mõelnud, milline on skinny fat, aga sina oledki peenike, aga megapekine. Sani Pauk. Kas sa oled kade Miiu peale ja selle peale, et neil on oma kodu, aga sina pead ämma juures elama ja et nemad on rikkamad ja nii edasi? Arvad tõesti, et sinusugune vaene värdjas saab aussi minna, lubage naerda. Näkku naerda sulle. Ma ei usu, et mallukal lapsega hetkel mingit usaldus või kiindumussuhet on, arvestades, kui vähe temaga aega veedetakse. Kaldun arvama, et sa selle Triinuga rohkem koos kui oma lapsega. Ja. Nii, ma pole elu sees nii paksu morta näinud kui sul. Aga mitte. Sa oledki üks pekinerakast lits, kes hoiab oma jalgu laiali pidevalt. Palju kordi nähtud, kuidas suudled mingi mehega autos. Häbi. Ausalt hoorapurikas sitakott. Pane end põlema. Su blogis viimane pilt. Miks te ümbert kinni ei hoia? Imelik veits. Appi, sa olid nagu rääbakas joodik seal saates. Sa saates imelikult rääkisid, su silmad võbelesid, nagu oleksid olnud narkouimas, algsi tarbinud. Paneb vahepeal siin natuke mõtlema ka, et miks teised natuke vähem sita otsa satuvad kui sina. Noh, näiteks uus pestikas, kellel on ilus kodu ja tundub, et päris taibukas ka. Samas kui sina suutsid lihtsalt omale mingi lamba ehitaja leida, kes tegi sitta tööd su kodus. Ühesõnaga, nüüd ma lõpuks saan need ära kustutada, iga kord need kargasid mulle siin ette, ma korjasin neid tegelikult loetud päevad, et jah, aitäh mind meeles pidamast ja eriti sellele, kuule, mulle tundub, et mul on üks siit vahelt ära kadunud, sest et nagu siin oli midagi väga haiget. Jaa, kas sulle mõni joobar on perse ja vittu kusenud? Pean ütlema, et lähipäevil mitte, kahjuks. Et siis jah, Ask FM for the win.